Tallinna linnavolikogu saal on praegu pime, tuled kustus, vaikus, otse kui välja surnud. Aga täna sai selgeks, et siin hakkab edaspidi tulesid kustutama ja põlema panema Keskerakonna ja Isamaa ühine linnavõim. Täna teatasid Keskerakond ja Isamaa, et alustavad Tallinnas koalitsioonikõnelusi. Formaalselt pole koalitsiooni veel sõlmitud, kuid peamised kokkulepped on paigas. Isamaa alustas pressikonverentsi kahetsustundega, et nelikliiduga midagi välja ei tulnud ning tänati sotsiaaldemokraati Jevgeni Ossinovskit, et too Keskerakonna kukutada kunagi aitas. Ma isiklikult olen Jevgenile tänulik, et ta sellise, Mihhail, nii-öelda ainuvõimu Tallinnas ikkagi aitas lõpetada. Ja nüüd riidab on vabandust ja võrreldes sellega, mida me nägime ka Tallinnas viimased 1,5 aastat. Sest me usume, et ka Keskerakond oma tänases koosseisus on suures osas noorenenud. Selle eest, et sa ütlesid, et meie Lauriga oleme noored keskerakondlased, ma olen suuteline andestada kõike, mida sa ütled. Urmas Reinsalu sõnumitest jäi siiski kõlama, et olukord pole Isamaa jaoks ideaalne ning erimeelsusi jagub, aga leiti, et nelikliiduga oleks olnud veel keerulisem. Kes soovib universaaltoetusi kaotada, kes soovib neid suurendada, kes soovib uusi luua, kes soovib ühistranspordi tasuta kaotada, kes soovib seda säilitada, kes soovib tegelikkuses liikuvuses minna edasi nii-öelda ideoloogiase põhilise lähenemisega, kes soovib seda käsitlust muuta. Nii et erinevad arusaamad seal üksikobjektide puhul, alates Tallinna Haiglast, need oli tegelikult väga arvukalt, mis ei tähenda, et siis on võimalik midagi kokku leppida, aga siis pannakse see kirja lihtsalt, et analüüsitakse ja siis tegelikkuses võib juhtuda nõnda, et ei toimu mitte midagi. See ei oleks ka aus. Raskust näitab seegi, et linnapea küsimuses kokkulepet ei saavutatud. Nagu Pärnus jagatakse linnapea ametikoht. Esimesed 2 aastat Isamaa, järgmised 2 Keskerakond. Isamaa sõnul seatakse ametisse apoliitiline spetsialist. Apoliitilise linnapea otsingud on juba alanud, nii et ta isik leitakse ja lähipäeval ka teada antakse või lähiajal. Helistate vabasid tippjuhte läbi, ootate CV-sid, kuidas see käib siis? Meil on oma selge nägemus olemas, kuidas see peaks toimuma, kes see peaks olema, milline peaks olema siis portfell tema käes ja peamine on just rõhutada, et ta ei oleks ideoloogiline. Tallinna nüüdseks opositsiooni määratud parteid on pettunud. Reformierakonna juht Kristen Michal soovitab Isamaal panna kuuse otsa punatäht. Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski nimetab toimuvat ärimees Parvel Pruunsilla mõjuks. Parempoolsete Siim Kiisler ütleb, et Savisaare aeg tuleb tagasi. Reformierakonna Maris Lauri süüdistab Isamaad valijate petmises, sest kampaanias kutsuti hääletama Keskerakonna võimu vältimiseks. Ja loomulikult Isamaa oleks eelistanud, et me võidaksime valimised, aga seda ei juhtunud ja nüüd me peame nende tööriistadega, selle valija antud pähkliga, mis ta meile on pureda andnud, peame tekitama enda ja meie valijate ootusele tegelikult piisavalt ja tõhusalt kvaliteetse tulemuse. Pärast valimisi tehtud Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlus näitas, et ka Isamaa valijad on jagunenud selles, keda erakond võimule aidata ei tohiks. No ma arvan, tuleb midagi head ikkagi. Olete rahul? Ja, olen rahul sellega. В принципе, то, что Isamaa там будет и erakond, это все нормально. Потому что уже они были. Kui rahvas nii tahab, siis miks mitte? 2 erakonda loodavad kõnelused lõpetada selleks ajaks, kui koguneb linnavolikogu. See peab tulema kokku nädala jooksul pärast valimistulemuste väljakuulutamist, aga kuna Riigikohtus on praegu veel mitu kaebust valimiste kohta, siis pole valimistulemusi välja kuulutatud.